kõige põhilisem ergonoomika eesmärk ongi vältida tugiliikumiselundite vaevusi. Et kogu see käsitlus ongi see, et kuidas inimene saaks kõige kergemini ja kõige lihtsamalt seda inimest pöörata niimoodi, et see toimuks kiiresti, aga see toimuks väikse koormusega endale. Ja lähtepunktideks on siis tegelikult kõige olulisem ongi see töökeskkond, kus te olete. Ehk siis see voodi, ümbrus, linad, riietus, siis tuleb inimene ise ehk teie enda oskused, jõud, mis teil on, ja siis loomulikult patsient. Keskkonnast uuesti. Ehk siis kõige olulisem selle juures on just, et te saaksite kasutada voodit ja see kõrgus oleks teile kõige sobivam. Ehk väga raske on töötada ja hooldada inimest, kui te peate seda tegema madalalt. Hiljem tulevad slaidid, mis seletavad ka, mida see teile endale põhjustab. Loomulikult, kui ei ole ebapiisavalt ruumi või voodile saab läheneda ainult ühelt poolt, aga selleks on ka võte, kuidas siis saab pöörata, kui teisel pool on sein. Ja loomulikult siis see, et oleks valgustus hea ja sobiv riietus. Nüüd tegurid, mis mõjutavad, ongi otseselt patsiendi enda kehakaal. Samamoodi mõõtmed, kui lihtsalt te saate haarata, kui lihtne on teda liigutada. Kas patsient on üliaktiivne, väheaktiivne, et kas tema liigutamisel võib tekkida selliseid liigutusi patsiendi poolt, mis võivad teid näiteks tasakaalust välja ja võivad teile ohtlikuks muutuda. Ja loomulikult vahendid, et kas teil on piisavalt ja õiged abivahendid, et teil oleks lihtsam. Ja teie enda puhul siis on oluline just teie enda pikkus ja sellest oleneb just see, et kui mida pikem inimene ja mida madalam voodi, seda koormav on see tegelikult teie enda tervisele. Siis füüsiline võimekus ehk teie enda lihasjõud kõige lihtsamalt võttes. Tervislik seisund ja teadmised. Ja hoolitsemine oma tervise eest tegelikult see punkt on siin sellepärast, et ergonoomika näeb juba seda ette, et ka inimene, kes töötab patsiendiga, peab liikuma, ise aktiivne olema, et tal oleks vähem pingeid, vähem seljavalvusid, sest seda vajalikum ja tarvilikum on ta tegelikult oma lähedasele. Soovitused raskuste tõstmisel ja need on võetud tegelikult meie enda seadusandlusest, mis on olemas ergonoomika osas. Need viited tulevad ka hiljem. Ehk toetuda mõlemale jalale ja tallad oleksid kindlasti vastu seda aluspinda. Ehk ei ole varvastel, ei ole kandadel, vaid olete kõige paremas tasakaalus, mis te saate. Selg peaks olema sirgem ja tõstetav raskus võimalikult keha lähedal ja võimalikult õigel kõrgusel siis teie keskkohale. Tõstmisel tuleb tõsta jalgadega, see on esmane ergonoomika põhimõte. Ehk ei tõsta seljaga, ei tõsta kätega, ei tõsta abaluudega, vaid just kasutate selleks oma jalgu. Liigutate patsiente samamoodi läbi jalgade. Keerata. Kui patsiendi on vaja keerata, siis alati jalgadest. Ehk kõige lihtsam, mitte ei hakka teda kuskilt lükkama, vaid just see, et te tõmbate enda poole. Ja võttes sellest siis põlvest kinni, mis on ennem siis kõverdatud. Istudes tõstmine on kõige koormavam üldse teie seljale. Ja igasugused äärmuslikud võtted, asendid, need pigem ennem natukene mõelda ja siis vaadata, kas saab kuidagi teisiti.
mõned asjad korduvad, aga siis oluline on see, et te kasutaksite võtteid, ehk siis see teine punkt, mis toetaks teie selga. Kui võimalik, siis minge jalgupidi voodisse või pange üks jalg voodisse või käsi, mis hetkel patsienti hoiab, toetage see voodi peale, sest sealt te saate samamoodi jälle endale tuge. Ja loomulikult on see, et patsienti ei kanna kätel, et käed on ikkagi ainult hoidmiseks ja haaramiseks. Kõige parem on siis see, et selg on sirge, põlved puusaliigestest kõverdatud, et ei ole sirgete liigeste peal ja õlad on all ehk siis õlgu ja pinges asendis. Ja nagu öeldud, jalgade jõul ja oluline on, kui on võimalik, et te saate tõmmata. Tõmbamine on lihtsam kui lükkamine. Ja kui on väga suure kehamõõtmetega või kehakaaluga patsient, siis teete mitmes etapis, kas või 10 sentimeetri kaupa. Ja abivahendid lihtsustavad oluliselt, neid pärast me näitame siis. Need on kõik võetud tegelikult Tööinspektsiooni, Statistikaameti ja Euroopa Tööohutuse Töötervishoiu Agentuuri leheküljelt, enamus sellest materjalist. Need on kõik kättesaadavad vabalt.